On reede hommik, kõik normaalsed inimesed on ammu tööl juba, aga mina lähen oma 65. autole järgi. Mis autos on, seda näeb pärast, ma kohe ei ütle. Nii palju vihjan, et ta on suguluses näiteks Alfa Romeoga, täpsemalt siis Alfa Romeo 156-ga ja mõne teise mudeliga, ka ühe Lancia mudeliga. Ehk siis, nagu vihje ütleb, siis tegemist on Itaalia autoga. See asub Puurmanis, nii et 2 tundi mõnusat maanteesõitu on garanteeritud. Õnneks tuleb mul üks sõber kaasa, kes vajadusel, kus auto ikkagi päriselt töötab ja sõidab, siis aitab selle pealinna transportida, et siis muuta pealinna tänavad märkimisväärselt kaunimaks selle väikse ägeda eksemplari võrra. I grew up reading stories, how I believed that I could climb through every page. Ühesõnaga, klaasipesu tüüsid on ära jäetud. Aga pisut sellest autost, mida me nüüd siin vaatama lähme. Toodetud aastal 2000 ja Eestisse on see auto tulnud aastal 2008 ning senimaani olnud ainult ühe omaniku käes. Sellel võib mitu põhjust olla. Ma arvan, et te näete seda põhjust pärast ka videopildis. Ja tõenäoliselt olen ma esimene, kes selle müügikuulutuse peale ka helistas ja ainuke. Nii et sellel on ka põhjus. Klaas puhas, paneme edasi Puurmani poole. Ühesõnaga siit vahvast Puurmani alevikust leidsin sellise vahva Fiat Multipla, toodetud aastal 2000. Nüüd hakati üldse tootma aastal 98 ja tehti kuni 2010 ja vahepeal tehti jälle ka väike näovärskendus, kuna see nägu millegi pärast rahvale peale läinud, aga ega see näovärskendus ka siin midagi ei aidanud. Ühesõnaga, sihukese auto leidsin. Ma arvan, et igahel ei ole sellist ja ma arvan, et neid inimesi liiga palju pole, kes mind hullult kadestaks nüüd, et sihuke auto on. Ja ütleme, et ma pole hetkel ka oma prouale veel rääkinud, et sihuke auto nüüd koju tuleb ja maja ees seisma hakkab, nii et siin on väike oht, et kinnisvara hinna tõmbab alla. Aga tulge vaadake lähemalt natuke, ma näitan, mis siin siis põnevat sees on. Meeletult suured akned, ehk tegelikult seda vaatevälja on palju ja põhiline on see, et siin ees on 3 istet. Taga on 3 istet, keskmised istmed saab alla klappida ja iga seljatoe sees on 4 topsihoidjat, mis tähendab, et kui sa oled siuke Mäki-sõber, siis oma friikaid ja jooke sinna panna on väga mõnus. Või kui sul lihtsalt lapsi natuke palju, et 3 ei mahu kuhugi, aga siia mahub ju 4. Ja sellel autol on kõige suurem päikesesirm, mida ma kunagi näinud olen. See on ikkagi tõesti massiivselt suur. Käigukang, käsipidur on loogilise koha peal, ilusti väljapool, kus seda tahadki haarata. Ja sökkad on lihtne, tore ja ilus Itaalia disain. Ühesõnaga, siit Puurmanist tuleb sellega nüüd pealinna saada, et pealinna inimestele ka natuke selle autoga rõõmu teha. Aga eelkõige vaatame, mis nagu see proua kodus teeb. Seda Fiat Multiplat ma muidugi käisin ju tegelikult 2,5 aastat tagasi Itaalias toomas. Paraku tulin sealt tühjade kätega tagasi. See lugu sai isegi päris hea, et kes pole sattunud lugema, siis 100autot.ee lehe pealt on see leitav, kuidas ma käisin Itaaliast autot toomas.
ühesõnaga siuke värvikas 3-osaline episood. Aga ühesõnaga see Fiat Multiple on lõpuks käes. Ja ma tunnistan, ta ei ole absoluutselt ilus auto või ta on ikkagi päris mitme edetabeli poolt maailma kõige koledamaks autoks hinnatud. Ühe korra jäi küll ainult teiseks napilt, aga siiski ühesõnaga ta on pigem inetu. Aga see konkreetne eksemplar tundus väga korralik, üllatavalt vähe roostet vanema härra omanduses, kes seda talvel valdavalt garaažis hoidis. Et ma arvan, leiuna on ta päris hea. Kuidas ta nüüd vastu peab ja käitub, seda saab nüüd näitab aeg. Õnneks on paak suvist diislit täis, nii et ma arvan, et siin selle suure külmaga erilisi probleeme ette ei tule. Ühesõnaga, nüüd võtame tagasi suuna Tallinna poole ja vaatame, mis siis kodused arvavad sellest värskest ja põnevast ja ilusast ostust. Ma igatahes on põnevil minu 65 auto Fiat Multiple. Jeesus. Reading stories, how I believed that I could climb through